siia ja kõik, kes ümberringi kuulevad, tulge istuge ka maha. Toolid on vabad, väga mõnus. Et 8 missiooni Ukrainas. Raamat, mille ma kirjutasin oma 8 missioonist Ukrainast, nagu pealkiri ütleb. Pooled istujad siin, ma ütleks julgelt, on konvoi liikmed 69. brigaad, Nuuski brigaad, nagu öeldakse, Sniffing Brigade. Tõstke käed need, kes on käinud konvoiga Ukrainas. Päris suur osa. Et kui mul fakti vead siin on, siis ärge rääkige midagi. Ärge andke saladusi ära. Aga raamat on hästi tempokas, hästi actionirikas. Ja võin natuke paar sõna öelda kirjutamisest. Ma hakkasin kirjutama, tuli välja, et ma ei ole väga hea kirjutaja. Kirjutasin suure hooga, suure õhinaga, siis 150 lehekülge ära umbes. Saatsin oma esimesele toimetajale, nõuandjale, kes ütles, et see on täielik prügi. Pane prügi kästi. Ja lugesin läbi, sain aru, et oligi, hakkasime otsast peale. Ja siis kirjutasin 400 lehte Ukrainast. Ja siis teine toimetaja ütles, okei, see on palju parem, aga me peame 150 lehte ära võtma. Ja siis me hakkasime seda maha trimmima koos ja lõpuks jäigi siis 250 lehte. Aga kuna väga palju juhtus, siis see raamat ongi nagu üks tohutu action film, kõik juhtud väljast. Hästi palju on Jasperit, hästi palju on Margust ja kõiki teisi konvoi liikmed, kes siin koha peal on. Raamat räägib väga ausalt kõigest, mis juhtus. Raketirünnakutest, droonirünnakutest, hirmust, alkoholist, surmast, rõõmsatest hetkedest, mesinädalatest, mille ma Kiievis veetsin oma abikaasaga. Et hästi ausalt kõigest, mis seal Ukrainas juhtus. Aga tahaksin tänu öelda ka enne, kui me edasi läheme Liina Kohmannile, et ta toimetas selle raamatu ja keele toimetas ja tegi minu ATK kirjutistest midagi loetavat kokku. Ja kuna ma vaatan, et meil on siin umbes 30-40 raamatut ja teid on vist natuke vähem, siis ostame igaüks 2-3 tükki täna. Et kõik ikka näli. Nii. Ma võin alustada kohe mõnest lustlikumast loost. Margus, ma võtan kohe sinu ette. Margus, tõsta korraks käsi. Häbipinki kohe. Häbipinki. Margus on 69. brigaadi võlumehaanik, kes siis suudab põhimõtteliselt iga auto igast olukorrast välja tuua. Näiteks ühel hetkel, kui me olime konvois, sõitsime ilmselgelt liiga kiiresti Leedu kiirteedel. Nii kiiresti, et kui on see kaamera, mis pilti teeb ja meie konvoi läbi läheb, see on nagu photoshoot, klikk, 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 klikk. Niimoodi me sinna Ukrainasse läksime tavaliselt. Kord oli ees üks rekka, kellel rehv lõhkes ja pikki vahet ei hoitud. Ja auto panime ohti tagant sisse rekkale. Viga keegi ei saanud, aga auto esiots oli kätki, annetud raha eest ostatud auto ka. Ja siis Margus ja Roland, autovõlurid tiirutavad ümber selle auto ja mõtlevad, mida teha ja kuidas need teisi tulesid tagasi panna. Ja lõpuks siis Margus tõmbas oma kontaktid välja, helistas mingile leedukale, kes juba siis treilaga teel oli ja sulja, et autole pardad šokki ja me panime konvoiga edasi auto ja tanklasse ja kuidagi ta siis Eestisse transporditi. Aga sorgunnisid selle võlu peal ära kuidagi ja seda oli päris lahe vaadata. Sinuga oli alati hea see, et sul on niisugune, osadel inimestel on niisugune magnet, niisugune, ma ei hakka ütlema, mille magnet ja kuna kõik, sa näeme, sul on väga kõva külgetõmbejõud, siis kahjuks ka see magnet on sul väga tugev, et alati, kui sa oled, siis sinu autodega saab alati saab sinuga nalja teeb ja alati saab sinuga juttu rääkida, siis alati mingi sinu autoga mingi jäma. Et sinu mesinädalatel oli niimoodi, et kõik meie mehaanikud, 2 tükki küll kõigest, istusid mõlemad teie autos koos sinu värske abikaasaga ja käisime kuskil Poolas seda remontimas kuskil küla vahel. Oli diiselautot, ma ei tea diiselautodes palju. Ei, see on magneti teema. Ülejäänud 25 sõitsid ju kohale. Kuidas ma Marguse lugusid rohkem kuulsin ja tean Valgevene seiklustest ja kõigest ongi see, et jälle on mul tagumikku all mingi Volkswagen Amarok diisel 15 aastat vana, mis siis rohepöörde tõttu on varustatud tahmafiltriga, mis otsustab siis ühel hetkel üles hüpata ja auto ei lähe üle 3. käigu. Ja kui läheb, viskab avariirežiimi ja seda 50 kilti tunnist, kui teised 120 eest ära lähevad. 2000 kilti on minna. Ja siis Margus avastaski ühel hetkel, et kui ta oma arvuti järgi lükkab autole ja veakoodid kõik ära kustutab, põhimõtteliselt lükkame probleemi vaiba alla, siis tund aega saas viita, enne kui viga uuesti välja tuli. Ja siis Margus istuski meie autosse, pani suitsu ette ja me sõitsime iga tunni aja tagant seisma,
Margus pani arvuti taha, kustutas vead ära ja nii me selle auto kiiresti saime. Ja nii on mitmel korral olnud minu arust. Mina arvan, et sina oled sitamagnet, võib-olla seda meile. Ja sinu autole, just. Jah, ma loen kohe ette esimese lõigu. See on peatükist Leedu drooni intsident ja see on leheküljel 16 päris kiirelt, kohe tuleb vastu. See oli esimene konvoi ja ma olin mega närvis. Väga närvis ja tahtsin anda endast kõik, et inimesed näeks, et ma ei tee ainult kodust neid videosid Ukraina kohta, et ma tõesti sõidan sinna, ma suudan head contenti teha, ma võtsin oma uue drooni kaasa, väga kallis droon. Ja see, mis nüüd juhtus, jäi minu esmamuljeks kogu konvoi jooksul ja seda lugu on palju uuesti ka räägitud. Et loen, jah, sükse. Ma siis ütlesin konvoi juhile, et palun jääme seisma. Ma tahan drooni õhku tõsta. Me olime Poolas kuskil Poola-Leedu piiri peal, Circle K juures, kiirtee ääres. Tahan drooni õhku tõsta. Sa sõida konvoiga 10 autot, sõida aeglaselt kiirtee peal, ma filmin, ma saan sükse Hollywoodi klippi. Peas oli kõik valmis. Läheb siis see 10 autot kiirteele, seda 50 tunnis, jube ohtlikud olukorrad, udu, rekad paneb möödanevat signaali. Juba oli päris pekkis. Siis ma tõstsin oma drooni üles ja hakkasin seda valmis sättima ja juba tuli siis raadiosaates konvoi juhi hääl ja ma nüüd loen edasi siit. Ja küsis mult väga kurjalt, et kas sa oled valmis, kas saame minna? No vaja aja peale jõuda Kiievisse, sõdurid tahavad autosid. Kogelen, et pisut läheb aega veel. Tegelikkuses pole droon isegi mitte stabiilses olekus. Järsku käib ekraanist vibratsioon läbi ning pärast seda on pilt viltu. Ma kaotan täielikult drooni üle kontrolli. Kas tõesti on Vene droonisegajad töös? On minu droon juba langenud Vene elektrooniliste võimekuste ohvriks? Aga ei, oleme ju alles Leedus. Venelaste käsi siin küll mängus ei ole. Auto tagumisest aknast välja vaadates näen õõvastusega, et tuul on drooni puhunud vastu valgusposti kiirtee ääres ning üks propelleritest on kiildudeks. Nüüd tultergab droon 4 asemel 3 propelleriga ning mul ei ole selle lendava katastroofi üle mitte mingit kontrolli. See hõljub takistamatult kiirtee suunas. Jätan ühe lõigu vahele. Puhub veel üks saatuslik tuuleil ning tehnikavidin langeb umbes 3 meetri kõrgusele kiirtee kohale. Kiirtee, nagu nimest juba lugeda, on üldiselt mõeldud kiirelt liikuvatele sõidukitele, mitte katkise propelleriga napilt õhus hõljuvale droonile. Õudusega näen, kuidas minu drooni suunas kihudab reka. Kui lugeja teab, kuidas käituvad kas või kerged esemed 100 km/h kiirusel kokkupõrkel, siis ei tõota üldse mitte head. Väikeseks vihjeks võin öelda, et nutitelefoniga samas kaalus objekt on kiiruse lisandudes kui tellis, mis läbi klaasi ja vahel ka läbi inimkeha lendab. Minu peas jookseb millisekundite jooksul kohutav stsenaarium ja ma püüan päästa, mida veel päästa annab. Lükkan sisse seadme kõik piirangud eemaldava sportrežiimi. Asi ei ole enam droonis, asi on kellegi elu päästmises. Droon tõuseb kõrgemale vaid hetk enne seda, kui reka sinna jõuab. Ja see oli minu paanilised sekundid. Rekajuht sõitis alt läbi ja raadiosaates kostis konvoi juhi hääl, et kas oled valmis, kaua me peame mingi influka taga ootama siin. Kogu konvoi, 20 inimest, 10 autot, kiirtee, lähme ja ma pidin talle ütlema, et ei, ma ei saanud klippi, aga ma sõitsin oma drooni puruks. Jääge kõik seisma, ma lähen seda põõsast otsima. Kiirtee, eks ole. See oli jube piinlik ja see oli siis minu esmamulje konvois. Ja mul on väga hea meel, et seda lugu räägitakse uuesti. Et sellega see asi algab, see on nagu esimene pealik, et ja mul on palju slaide, see ei ole iga PowerPoint, siin on hästi palju videosid ja pilte, sest ma olen YouTuber ja see on minu meedium. Et vaatame igast videost umbes minuti, pikalt ei vaata. Aga mul on kaasas ka akordion. Kui keegi magama hakkab jääma või vennad saab kohale ei tule, siis ma teen paar lugu ka. Akordioniga enne, kui ma esimese loo teen, siis konvoi olijad juba teavad siin, et iga kord, kui me autod üle anname, siis õhtul on alati ikkagi pidu ja me laulame gitarri akordioniga, meil on Ruslan Dolotšinski kaasas oma trombooniga, vahel on seltskonnas Ukraina sõdurid, laulame Eesti Ukraina laule. Ja ükskord oli isegi niimoodi, kui me kõndisime Rolandi ja Marguse ja Jasperiga Maidani väljakul. Seal oli Ukraina muusik, kes laulis gitarriga ja Roland provotseeris mind, et tule mine mängi ka midagi. Ja ma võtsin seda päris tõsiselt, ma läksin ja andsin gitarrimehele raha, et võtta ta gitarr ja laulda Maidanil.
ja ma otsin metsavendi. Sellepärast ma teen ka täna teile esimeseks looks metsavenna. Aga siia juurde on hea teha, ma arvan, seda välja. Et gentleman on see, kes oskab väga hästi akordionit mängida, aga ei mängi mitte kunagi. Eks mina ei ole täna gentleman, ma mängin 3 lugu teile. Kormi siis kaasa, muidu tal liiga hirmus saab. Jah. Ja võite vabalt kaasa laulda, kes oskab, kes ei oska laulda veel kõvemini. Margus laulab kõige kõvemini. Seal metsa serval väikses majas, kus elasid mu vanemad. Seal metsa serval väikses majas on metsa teinud punased äitsik, äitsja, äitsja, äivele. Me metsavennad oleme. Äitsik, äitsja, äitsja, äivele. Me metsavennadest lased. Ja meil ei ole senti raha, me peame metsas elama. Ja me ei saa, ei või, ei taha tiimad teenida. Äitsik, äitsja, äitsja, äivele. Me metsavennad oleme. Äitsik, äitsja, äitsja, äivele. Me metsavennadest lased. Ja sinu sõõsa mustad silmad liia unune, sest sinu sõõsa mustad silmad on võitud minu südame. Äitsik, äitsja, äitsja, äivele. Me metsavennad oleme. Äitsik, äitsja, äitsja, äivele. Me metsavennadest lased. Ja oma lipus musta valged me ikka auses hoiame. Ja kui lipul siis selgitame, kes meist on õige eestlane. Äitsik, äitsja, äitsja, äivele. Me metsavennad oleme. Äitsik, äitsja, äitsja, äivele. Me metsavennadest lased. Äitsik, äitsja, äitsja, äivele. Me metsavennad oleme. Äitsik, äitsja, äitsja, äivele. Me metsavennadest lased. Olga, hoiatatud, seda on täna 2 korda veel. Ma ei ole seda kunagi kaine peaga laulnud. Alati on esimene kord. No nii, alustame slaididega ka, aega on päris palju läinud, muidu ma ei jõuagi lõpuni nendega. Aga üks suurimaid asju, 8 missiooni, 8 kampaaniat, fundraising. Minu missioonid tähendasid seda, et ma kogun raha, ma annan selle raha kõik Ragnarile, 69. brigaadile, kes siis ostavad selle eest autot, mida siis Margus parandab ja värgib ja mille me siis Ukrainasse sõidame. Aga kust algab see kampaania või kust algab see nii-öelda missioon, mis on üks missioon? Selle jaoks ma näitangi teile siis esimese video, mis on ühe kampaania pikem kokkuvõttev video, aga me vaatame 1,5 minutit sellest ainult. Nii. Ja. Et lihtsalt illustreerida, et need tripid olid väga lõbusad, väga lahedad, täis elu, rõõmu, hirmu, kõike. Et see ei ole siuke tume, Ukraina sõda, see on, noh, hirmuga kaasneb see elus olemise tunne ja seda ma tahakski just näidata siin 2 minuti jooksul. Selline on tavaliselt üks minu siis üleskutse video, millele annetatigi 50 000, 60 000, mõnikord arvad 100 000 eurot. Ahah, nüüd on ta tumm. Autos oli ka iga vahel pidi mängima.
nii, ja siia ma ta praegu jätan. Jah, see annab idee. Meil on lahe Ukrainas, see on täis need kõiki hetki, mida te nägite, aga seal on ka see üleskutse, mida siis minu kanali vaatajad näevad ja kuidas fundraising on põhimõtteliselt nagu müük. Sa pead müüma inimesele ideed. Ja minu müügi põhimõte või tagune, miks see oli minu puhul edukas ka, oli see, et ma ei müü drooni, ma müüsin hävitatud Vene tanki, mis ei ole ka ainult hävitatud Vene tank, see on idee, mille ees oled nõus seisma, näiteks ameeriklastele väga meeldivad sellised asjad. Vabadus, freedom, liberty, democracy, sellised sõnad võib-olla Eestis väga palju ei liiguta inimesega, seal nad lähevad hullu selle peale. Kui sa vajutad selle peale, et me müümegi neid ideid ja kes tahavad seda ära võtta, see on Vene tank, eks ole, Vene sõdur, me müüme hävitatud Vene tanki, mis on üks droon. See on nagu väga ringiga minek ja see töötas väga hästi. Ja sellepärast need kampaaniad tihti olid ka edukad. Ja. Muidugi said kõik annetajad oma õlamärgised, mis olid jällegi väga humoristlikud. Kes neist on näinud NAFA-t, kes on tuttav selle lühendiga? Tõstke käed, jah? Kaks inimest, väga hea. North Atlantic Fellas Organization, puhas miim, puhas nali, aga tegelikult kõik inimesed, kes üle maailma Ukrainat aitavad, ükskõik mis moel ongi NAFA. Ja Vene propaganda väidab, et meile makstakse CIA poolt. Mina ootan ikka veel oma palgatšekki, pole tulnud kahjuks, aga see oleks tore küll. Ja üldiselt 69. brigaadis oli siis niimoodi, et kui sa annetad 100 eurot või rohkem, sa saad ühe sellise märgise. Ja 69. brigaad oma kõikide sõjablogijate kampaaniatega on nüüdist üle 5 miljoni väärtuses autosid juba viinud, võib-olla 6 isegi. Et kujutage ette, siis kui paljud inimesed Ameerikas ja Euroopas nende õlamärgistega ringi käivad. Ja iga märgis tähendab ühte kampaaniat. Iga märgis võib tähendada 5 autot, võib-olla 10 autot. Jake Brown näitel võib-olla 30 autot. Et Ragnar on selle väga hästi mehaniseerinud või conveyor meetodiks teinud selle fundraisimise ja see töötab väga hästi. Ja Ukrainasse viiakse niimoodi iga kuiselt kümnete miljonite jagu, iga-aastaselt 100 miljonite eurode eest autosid, droone, võimekusi ja kõik need on tsiviilid, kes seda teevad. NAFA on üks tohutud võimas jõud. Ja siis tuleb sealt annetusest näiteks 60 000 eurot. Auto hind keskelt läbi 15, nüüd juba läheb aina kõrgemaks, sest Markus peab ka elama. Ja auto värvitakse, pannakse droonijammerid peale ja autod näevad siis välja sellised, enne kui nad välja sõidavad. Istume kõik autodesse, igas autos on 2 inimest. Kohale sõidetakse 25–30 tunniga, 2000 kilomeetrit. Või kui sa oled Kristo Vagasis jalgrattaga 7 päeva. Ja see tähendab tegelikult seda, et sõidad 3 tundi, Circle K peatus 20 minutit, vahetati juhti, teine 3 tundi järjest. Ja sina pead siis magama. Et mingit pikemaid pausi pole ja see sõit võib olla ka päris hull, eriti pärast Ukraina piiri, kus on 20, võib-olla alla selle natuke tunde juba sõidatud ja väsimus ikka ka korralikult peale tulema. Nii. Ja on veel üks video, üleandmine. Autod sõidame kohale, läheme magama, järgmine päev anname autod üle sõduritele. Paljud neist sõduritest saavad eraldi oma üksustest linnaloa, et tulla rindelt Kiievisse, et võtta need autod vastu. Lihtsalt täpsustan ka, et siin on auto, aga siin peal on ka 2 erinevat droonijammerit, mis segavad 2 erinevat sagedust, et Vene kamikaase droonid ei saaks autos olevaid meeskondi ära tappa. Ja siin on ka peal öövaatuskaamera, mis on ka päris äge, James Bondilik. Aga kuidas näeb välja üks üleandmine? Näitan jälle ühe edukama kampaania üleandmise. Ära. Pane isegi natuke. Tahaks heli juurde panna. Kas te kuulete videot või? Jah. Taustal kuulete juba mängimas Ruslan Drotšinskit Kiiev-Pečerska Labra kloostris, mis on omamoodi väga bizarre või siuke imelik, et see klooster on just siuke püha koht, aga see on alati rohelised autod 69. brigaadi poolt ritta seatud. My friends, Christmas
Horizon was extremely successful, and you can see the outcome of it behind me and in front of me. The guys you see around me, they are responsible for a big portion of these videos you see online where drones are demilitarizing Russian occupiers. And we are here, and you guys actually made it possible for them to do their job even more effectively. This here, my friends, is Alex Kinch. Good to see you, Alta. The campaign was so successful, Alta. We sold over 800 of the vacuum slayer patches alone, so that raised 80,000. I think in total for the entire campaign it was $180,000. It was the best ever 69 Sniper Brigade campaign to date. This combo was the largest one that we've done in the handover ever. Over $500,000 worth of equipment going to the Ukrainian armed forces over this weekend. And you guys made it possible directly. If you know you got one of these patches, then you are very directly responsible for the cars, for the drones, for everything that happens day to day. We're going to a little bit what you see here. This here is Needle. Yes, from Game of Thrones, Arya Stark's sword, the Needle, because it stings like a needle. The purpose of this drone is to hunt down Russian electronics. ma nendest droonidest räägin teile ise pärastpoole, aga te saite ideest aru, et kampaania kogub raha, seda kohaneme autot üle, filmime juba uue kampaania ja nii see ring käib. Mina ei ole enam kaua Kiievis käinud, nüüd on kõige suuremad kampaaniad Jake Pro, minu kolleegi poolt, kes siis teeb miljonilisi kampaaniaid ja kelle üks kampaania ostab 30-40 autot. Et need asjad on väga suureks paisunud. Ja mul on selle üle väga hea meel, aga te saite sellest ringist aru, kuidas see kõik käib, kuidas need 8 missiooni, mina veel tegin, kuidas need asjad nagu käisid. See oli siuke konveier meetod. Filmid, lähed kohale, filmid uue, lähed jälle, niimoodi ta käis. Vaatame. Kiirelt räägin ära, mis on Baba Yaga ja Nõel. Mul on nende üle väga hea meel, sest need olid väga lahedad droonid. Jälle, see on kirjas seal raamatus ka. See on tegelikult siuke top secret project, et GUR, Ukraina sõjaväeluure direktoriaadi juhatus siis, kes tegutseb siukest, kuidas ma ütlen, CIA asjadega ütleme kõige lihtsamalt. Ühel hetkel siis läbi Alex Kinch tuleb minu juurde, tuleb tellimus nii-öelda, et võtke siis Artur kaasa, me tahame teid viia kuhugi. Ja mina ei teadnud, kuhu me lähme, Alex Kinch, kellega ma seal seisin, ei teadnud, kuhu me lähme. Tuli meile järgi must maastur, hüppasime peale. Käisite telefonid välja lülitada, hakati sõitma ja sõitsime mitu tiiru ümber sama ala, kus me oleme. Võib-olla siis, et kedagi maha raputada, seda ei tea. Ja siis sisenesime ühte vanasse linnaossa Kiievis, mis oli maha jäetud. Ja tuleme autost välja, meiega on siis Morgan, kes on siis kogu selle asja juht, kes juhatab, kuidas seda asju teha. Meie ei tea, kuhu me lähme, mida me teeme, miks mina kaasas olen, mitte midagi, keegi midagi ei ole. Morgan läheb ukse juurde, paneb näpu vastu ust ja uks tuleb lahti. Oli sõrmejäljelugeja, väga maha jäetud majas. Lähme sisse ja sees on 4 korrust droonivabrikut, 3D printerid, meeskonnad, tilutamise lauad, massiprodutsioon, kus toodetakse siis kõvatiivalisi ründedroone ja kuidas venelased kutsuvad Baba Yaga või kuidas ukrainlased kutsuvad vampiir suuri droone, tiivikdroone, mis pillavad siis põhimõtteliselt 155 mm mürske jalaväe ja autode peale. Väga salajane projekt, väga salajane vabrik, aga tuleb välja isegi Ukraina luure peadirektoriaadis, GUR-is on rahapuudus. Neil on kõige puudus. Ja see sundis neid innoveerima, et kui lääneriikide armeed ei teeks kunagi koostööd kellegagi nagu mina, ma olen tsiviil, reservväelane, võib-olla PR nightmare nende jaoks, aga ukrainlased nägid sellest võimalust ja tuligi siis soov, et me teeme temaga koostööd, teeme koos kampaania. Me tegime selle kampaania ja kutsusime üles inimesi annetama nende 2 drooni jaoks. Seletasin täpselt ära, mida nad teevad, mis nende võimekused on. Ja inimestele väga-väga meeldis see. See oli jõulukampaania ja selle müügi konks oli see, et ostke Ukraina üksustele kingitus jõuludeks. Sellega ostate ka Vene üksustele kingitus, mis pärast alla drooni peal. See väga meeldis kõigile ja seda nad tegid. Me ostsime 180 000 euro eest päris mitu seda Baba Yaga drooni, päris mitu Nõel drooni ja isegi saime paar autot peale. Et need droonid jäävad mulle alati meelde, mulle hästi meeldis need droonid. Kes see reklaami sihtgrupp on? Kes see reklaami sihtgrupp on? Reklaami? No selle kampaania. Et kes see võib-olla, kes on? No kas lääs või? Ikka lääs ikka. Mul Eestist on 800 000 euro pealt on kokku
2 annetust, 200 eurot, mis tulnud Eestist ainult ülejäänud Ameerikast ja Euroopast. Ja ausalt öeldes eestlased on nii palju andnud ka juba ja kogu see Slava Ukraini skandaal ja kõik, et mina arvan, et eurooplased ja ameeriklased võikski rohkem teha ka. Et siingi hull nad ongi teinud, nad on kõik selle kinni maksnud, see on väga tore. Aga jah, ikkagi lääs. Et võib-olla vahel, kui eestlane vaatab videot, kus ma teen üleskutsed, võib hakata, kuidas öelda, cringe, imelik seest. Natuke suured sõnad, natuke üle mängitud ja nii edasi, see läheb ameeriklasele peale. See on kõik suunatud saada. Et Eestis ja Ameerikas on need suhtluskeeled väga erinevad. Ja mina teen kõik ameeriklasse. Nii. Nüüd jõuame Alfa grupini, SBU Alfa. Jällegi enne täiemahulise sõja algust väga salajane Ukraina eriüksuslaste üksus, kes turvab Zelenski, kes vabastas Ussisaare, kellest on väga head videod, kuidas nad Vene kaelikuid puhastavad. Aga samamoodi, neil on rahapuudus. Nende drooni hit and kill ratio oli 50-50. See tähendab, et iga teine droon tappis, mis on absoluutselt parim. Ja neil ei olnud droone. Ja jällegi nägid võimalust, et teeme koostööd tsiviiliga, kellel on platvorm. Kogume raha, saame droone. Nad pöördusid minu poole. Ja ma tegin kampaania. Vaatame selle kampaania video ära. My friends, the moment is here. You have done it before and you did it again. These are one of the most cost-effective ways of destroying Russian tanks. These are small kamikaze drones. They cost between 500. Vabandust, ma panen juba pausi, ma tahan näidata veel ühte asja, mida Eestis nagu mitte kunagi, Euroopas ka, ei saaks teha. Kas keegi pani tähele, kui drooni näidati lähedalt, tuli see pealkiri Felix the Cat. Seal oli siuke kiri peal, iga drooni peal on väike kiri. Need on inimesed, kes tahtsid, et nende laste ja emade ja koduloomade nimed oleks üle droonide peal ja nad on ameeriklased. See käib seal nii teistmoodi, kes sa julgeks Eestis reklaamida midagi sellist. Annetajana paned su kassi nime oma droonile ja sa tapad Vene sõduri. No way. See oleks väga halb PR, aga Ameerikas see töötab. Ja Alfa mehed sai täpselt sellised droonid, kus oligi Felix the Cat oli ühe väga jõuka miljonäri kass, Felix. Ja ta tahtis 30 drooni selle nimega. 30 kass Felixit on lennanud Vene tankidesse sisse. Again, these are one of the most cost-effective ways to destroy Russian tanks. These are small kamikaze drones. They cost between $500 and $800. Russian tank costs about $500,000 or more. So taking a tank out with one of these drones is the most beautiful thing that can happen. So you are giving the Ukrainian units a possibility to liberate their lands with these beautiful drones. With me are standing two guys from SBU Alpha, the best Ukrainian Special Forces unit, and their kill ratio with the drones is unbelievably off the charts. So you are most directly influencing the outcome of this war by giving these drones to the Ukrainian Special Forces. Thank you, my friends. Slava Ukraini. Ja see oli üks kampaania, Alfa sai tegelikult kokku ligi 200 drooni ja nad olid väga rõõmsad selle üle ja nad saatsid mulle statistika, mis neist droonidest sai. Sest minu diil oli alati üksustega see, et ma toon teile raha, te saate osta droonid, aga ma pean oma vaatajatele, ameeriklastele näitama, kuhu nende raha läks. Ma olen nende jaoks minikutt Eestist, kes võib selle raha ära võtta, ära joosta. Aga nad saatsid mulle selle statistika ja me teame väga täpselt, kuhu need droonid läksid, mida need tegid ja kes muutus punaseks uduks. Nüüd ma pean hoiatama, järgmised minut aega on väga metsid, inimesed surevad, ehk siis kes seda näha ei taha, ärge lihtsalt vaadake, olge oma telefonides või midagi. Aga ma panen käima selle, sest sõda käib ja minu silmis ei ole enam aeg maha vaadata, vaid ma arvan, et on hea, kui me näeme seda. Jah, hoiatus teile siis. Need droonid, mida te nüüd video peal nägite, see on nüüd see, mis neist siis sai. All on kirjas Artur Sarmine, kui näete, Alfa kodeeris ära selle sinna, et tuleks selgelt näha, mis droonidega, mis kampaaniates, mis Vene võimekused maha võeti. Ja veel kord hoiatan, et kui te häirib selline asi, siis võtke oma telefon praegu väga vaadata. Ma pean veel ütlema, et kui teil hakkab pahas mõelge, et need sõdurid,
kui Ukraina kaotab, tulevad Eestisse. Kes on näinud, mis tehti Butšas, nad teevad seda siin meie riigi pinnal. Käed olid selja taha seotud, kuulijarud peas. Ükski neist sõduritest ei tule Eestisse enam, mitte kunagi. Ehk siis mina näen seda kui tõelist healugu. Tõske käed need, kes on näinud pilte Butšast. Te olete peaaegu kõik neid pilte näinud. See on see armee, kes seda tegi. Ja nüüd me näeme, kuidas neid jahitakse droonidega. Et ma annan lihtsalt konteksti. Ma näen, et inimestel on väga ebameeldiv videosid vaadata ja väga ebameeldiv võib-olla neist teemadest rääkida. Vene sõduril ei ole ebameeldiv olla võõra riigi pinnal ja siduda kellegi käed selja taha traadiga ja siis talle kuud pähe lasta. Et ka meie peame mingite asjadega ära harjuma, kui me tahame, et meil oleks oma keel, oma riik, rahva raamat, hea, mõnus, vaba ruum, kus olla. Ja üks neist asjadest on siis see. Väga tumedaks läks korraks, aga nii on. Ka raamatus läheb vahel väga tumedaks, ka sõda on vahel väga tume, aga mitte ainult ei ole kõik tume. Et kui me rääkisime fundraisingust, fundraisida saab igat pidi, hästi palju erinevaid viise pidi ja nagu ma juba rääkisin, et mul Felix the Cat, kassi nimi, droonid, pauk, tank, hävib. Jasper juba naerab, Jasper teab väga hästi, mis asi see on, sest ta on seda söönud väga palju. See on surströmming, kes teab, mis on surströmming? Mõned teavad. See surströmming on olnud Hersoni 40-kraadises kuumuses suvel 3 kuud autos avamata. Ja see siin on Brandon Mitchell. Ma ei mõtleks, kas Brandon tõi. Ja tema siis on legendaarne fundraiser sellepärast, et ta fundraisib väga haigete meetoditega. Ja mina kätt ette ei pane, ma teen sama, ta on ka väga edukas, ta on ka üle miljoni fundraisinud, öövaatlusseadmeid, meditsiinilist abi, ta ongi stabiliseerimispunktis meedikeks, ta päästabki rindel elu, siis stabiliseerib haavad ära ja siis saadab seda, et see on otseses mõttes eesliinil see vend, kes päästab elusid. Ja kui tema ütleb mulle, mul on vaja öövaatlusseadmeid Hersoni 35. jalabrigaadile, me läheme üle jõe, siis mina ei hakka küsima, et kuidas sa teed seda, ta ütleski, et teeme surströmmingut ja ma olin kohe nõus. Jasper tuli ka ennast ohverdavalt kaasa ja ta tõi kokku ka teised sõjaprogijad, see on operator Starski, eks Andri, kes oli 4. brigaadi meediaohvitser sellel hetkel, kui venelased maandusid Hostomelis, tema oli Hostomeli lahingus, võttis osa seal. Ta oli ikka väga kuri, et ta kontori õhku lästis, tal oli hea ilus pilt oma koerasse kontoris. Jasper siin väga õnnelik, meil on siin Mart Reimann, mitte nii õnnelik, et ta kaasa tuli, siis ta ei teadnud, mida ta sööma hakkab. Meil on siin FD Johnny, väga kahtlase taustaga, fundraiser, sõjablogija, siis veel saime läbi ja kogu muu seltskond. Ja Brandon siis võttis selle välja ja laivis kogu seda asja. Nii see tänapäeval käis, sa oled sõjatsoonis, sa oled Kiievis, siis oled mädakala, et inimesed annetaks, et sa saaks osta droone, et sa saaks tappa Vene sõdurit. See on see maailm, see on see, kuidas see asi töötab. Ja me tegime seda. Jasper on esimene muide. Ma võtsin lõpus ühe shoti veel. Sulle nii meeldis, see on 100 osa värk. Jah, aga ma seda videot ei näita, sest minu silmis on see rõvedum kui see eelmine, mida me vaatasime. Aga ma loeksin ette ühe lõigu sellest, see on 115, kus me siis seda sööme. See on väike kirjeldus sellest. Nii. Brandon valab pitsidesse hägust, valget, kollast vedelikku ja sellega koos kukuvad välja ka väikesed kalatükid. Hais muutub hullemaks. Püüame kõik olukorrast üle olla ja naljatleme, mida täpselt taoline lehm meenutab. Jõuame arusaamale, et ju see on Vene okupandi kõdunev liha Hersoni kuumuse käes. Esimene vabatahtlik degusteerija on Jasper.
kelle õnnestub pits ühe sõõmuga tühjaks juua. Ootan, et ta enda üle kontrolli kaotaks, kuid mitte midagi. Null reaktsiooni. Tal ei tundu isegi süda paha olevat. You sick freak. Teiseks astub ette Starski. Starski siis siin, 4. brigaadi meedia ohvitser. Ka tema kulistab kogu vedeliku ühe sõõmuga alla. Seejärel teatab vähe sellest, et vedelik lõhnab nagu Vene okupandi laik Hersoni kuumuses. Ta maitseb ilmselt samamoodi. Puhkame kõik naerma. Huumor võib see ajal täiesti must olla. Ja nii ta on. Ma ei tea, kuidas Starski teab, kuidas Vene okupandi laik maitseb. Aga ma ei kahtle, et see nii oli. Brandon Mitchell siis jällegi oma erilise fundraising stiiliga. Üks konvoi suvel, 23. aasta suvel, meie Jasperiga jäime pikemaks Kiievisse kui ülejäänud konvoi lahtus rongiga. Ja me jäime sinna, sest Ukraina kesktelevisioon oli meid külla kutsunud mingil kahtlasel põhjusel. Aga järsku kirjutas Brandon Mitchell mulle, et ma sain linna looma sinna Kiievisse, saame kokku kuskil. Ja tuli kohale oma relvaga ja öövaatus sihikutega, ütles okei, nüüd teeme kähku pilti, mul on vaja 50 000, mul on vaja meestele jälle sihikuid. Läks pani tanki jälle. Leidsime ühe vaikse nurgakese, hobune oli ka siin taga nagu näha. Testisime neid öövaatusi termosihikuid selle hobuse peale. Nagu vaatasime läbi neist, kuidas paistab ja kõik. Tegime pilti, pani üles, annetati 50 000, ostis sihikuid, armeel brigaadeks rünnakule. Täiesti uskumatu, et see nii käib, aga nii see käib. Brandon on vabatahtlik, ta on Rootsi, Kanada juurtega ja ta ei ole Ukraina kodanik. Paneb oma elu ohtu, et seda kõike teha, pääseda elusid, fundraisida. Ma tean, et ta annab kõik raha hinge tagant ära. Selline inimene ta on lihtsalt absoluutne kaugel on minu südus. Nii. Ma jätsin tegelikult ühe laulu vahele, mis pidi tulema pärast neid tapmise droonivideosid, aga kõik oli nii tume, et ma ei tahtnud seda teha sellel hetkel. Aga äkki ma teen praegu, see on ukrainakeelne lugu. Okei. Kindlasti. Teeme. Ukraina keelt ma ei räägi, aga laulan väga suurte vigadega. Ja sellest loost ma tean ainult esimest salmi, ma laulan ainult esimese. See lugu siis lauldi kuulsaks, ta on vana lugu, aga ta lauldi kuulsaks siis, kui Vene kopterid maandusid Hostomelis ja Kiievis jagati meestele, tsiviilidele lihtsalt Kalašnikule kätte, et minge linna terve, pange üles barrikaadid ja põhimõtteliselt võidelge surmani. Ja 11 vabatahtlikest siis oli üks Ukraina muusik, kes Maidani väljakul selle loo sisse laulis. Pärast seda on sellest tehtud lugematu arv remikse ja väga tuntud lugu. tumedam osa jälle, paneme jälle huumorit, nii ta käib sõjas, kurb järsku nali, selline amplitud, selline kõikumine on seal Kiievis alati. The Doctor. Kes on The Doctor, panin kohe siia loovalt, Ameerika Kalevipoeg ja tutvustame siis The Doctorit.
vaatame kõigepealt ära, mis mees see doktor üldse oli. Odast eraldi kohe väikse slaidikese tegin. Ta sõitis meiega konvois, ma nägin esimest korda teda kell 5 hommikul, kuidas konvoiga liitus ja täpselt sellisena ma teda ka nägin. No nii, ilus kutu. Ja doktor, nii palju kui ma alguses teada sain tast, tuli otse Burning Man festival Ameerikas. Nii palju kui mina arvan, hüppas ta mälus peaga lennuki peale ja kuskil Atlandi ookeani pool sai kaineks, maandus Tallinnas ja tema tutvus Rannariga oli see, mis ta siis siia konvoisse tõi. Rannar kutsus teda, siis teadis teda mitu aastat tagasi. Aga see mees ei ole see sama mees, keda Rannar teadis. Või noh, on, aga ei ole ka. Ma jätan praegu selle saladuseks, kes ta täpselt on, aga ma loen ette lehekülg 79, kus siis mina esimest korda doktoriga koos esimesed paar otsa sõitsin. Ja doktori ainsaks pagasiks on must kilekott, kus ilmub välja liitrine viskipudel. Kuidas palun? Kui see tüüp seal ainsagi lonksu võtab, ei saada tundide viisi rooli istuda. Teen sel teemal märkuse. Doktor paneb omaette porisedes pudeli kilekotti tagasi. Järelikult tal oligi plaan rüüpama hakata. Kel pole selleks hetkeks isegi nii palju, et inimesed oleksid tööle hakanud minema. Doktor ütleb mulle, kuule, võta parem vabalt, sa oled liiga pinges. Äkki tahad hoopis seeni või kanepi. Need aitavad silmi avada ja maailma päriselt näha. See on hea kraam, mul on kaasas, tahad? Hakkab doktor järgmisel katastroofilisel hetkel jaurama. Okei, meil on siin konvois mingi hipi, kellel on liiter viskit ja kanep, aga ei ole jalanõusid. Kes see tüüp on ja miks Rannar ta kaasa kutsus? Mida rohkem ma asjale mõtlen, seda enam katastroofi haistan. Oleme umbes öökava pärast Ukraina piiril 15 autoga, mis on selgelt 69. brigaadi kamuflaažis. Kui ühest sellistest sõidukitest leitakse piiril psühhotroopsed seened, ei suuda meid olukorrast välja rääkida isegi tollijumal Dimitri. Kutil oli kaasas litine Jack Daniels ja kotides Magic Shroome. Ja tal oli väga elav selle autos, tahtsin sööma hakata. Ütlesin ära veel söö ja järgmises peatuses ma ütlesin Rannarile, et su sõbral on seened ja litine viski ja ta peab sõitma, muidu peab keegi teine topelt sõitma, väsinud peaga, päris hull. Rannar viis ta kaugemale põõsasse, oli kuulda karjumist ja seened lendasid kus kurat ja kurb doktor Rannar tulid sealt tagasi ja viski jäi tal alles, hakkas seda lammendama näguni, sõitma ei saanud ja Rannar ütles siis mulle, et see ei ole see sama mees. See on see sama mees, aga see ei ole see sama mees, keda tema mäletab mitu aastat tagasi. Rannar Sass, nagu te teate, on teinud Eesti ühe edukaima exiti startup maailmas. Sai sellega väga rikkaks. Samamoodi doktor, kes on teinud, kui nüüd eks isegi 2 edukat exitit ja me räägime siin üle miljardi suurustest käivetest. Üks kõige rikkamaid konvoiliikmeid läbi aegade üldse. Aga mida võib teha jõude elu inimesega, kes on terve elu olnud väga efektiivne, harjunud tööd tegema enesedistsipliiniga ja järsku on tal nii palju raha? No siin ongi vastus. Seda võibki teha. Aga te doktori lood tegelikult ei lõppe veel, neid on väga palju veel. Okei. Mis siis doktoriga veel juhtus? Me saime Kiievis ja doktor oli purjus, aga järgmine päev läksime Alfa lasketiilu ja doktor tuli ka sinna kaasa, tal oli kaasas jällegi litine viskipudel ja tal kõikus ja ta lõhnas alkoholi järgi ja ta ei olnud ilmselgelt kaine. Aga Alfa tiirus on 20 ameeriklast ja eurooplast, kes võib-olla ei ole kunagi relva lasknud, kes kõik tulistavad samas suunas, neil antakse pretty much vabad käed. Ja pane siis sellisesse olukorda, kus tuuli tõndavad doktor ka, kelle toru liigub ringi igas suunas. Et lõpuks, ma ei tea, kas Alfa aimas, et tal on võimekus väga palju autosid osta, aga tal lõpuks lubati lasta. Aga see Alfa võitleja hoidis siis ees torust niimoodi kinni, et doktor sai päästikule vaidluda. Ja toru oli suunatud alati lasketiiru. Ja kui ma vaatasin siis kõrvale, siis kõik olid jooksnud postidel taha ja kõik jälgisid seda mängu kõiga. Lõpuks ta lubati lasta. Ja pärast seda konvoid hakkasid ilmuma 69. brigaadi hoiatuslehed kõigile, et kui sa oled purjus, siis sind lasketiiru ei lubata. Enne seda sellised hoiatustehti ei tulnud. Doktor on siis muutnud isegi brigaadi etiketti oma käitumisega.
Kui me saime tagasi Alfa tiirust, oli Lift 99, Jasperi, Ragnari co-working space, mis on Tallinnas olemas, on ka Kiievis olemas. Kiievis alati, kui me seal oleme konvoiga, siis Ragnaril käivad seal esinejad, kes räägivad, kuidas raha teha, kuidas fundraisida, kõike, mida me teeme sõjas, põhimõtteliselt, kuidas teha tsiviilajal, kuidas fundraisida ja müüa oma firmat, ehitad selle üles. Ja üks rääkija pidi siis olema The Doctor. Ja mina ja Jasper siis kunagi ei olnud väga viitsinud minna need kuulad, mõtlesime, et me läheme ja kuulame, me istusime sinna taha ritta, terve see saal oli palju rohkem inimesi kui praegu. Kõik noored start-upperid, motiveeritud, edumeelsed, siuksed grinderid, kellel on niimoodi, et ma nüüd teen 20 tööd ja eksitin ära ja olen siin miljardär. Siuksed vennad istusid saalis kõik. Et kuulata seda venda, kes oli 5 aastat tagasi selle 500 milli tasku pealt, aga see ei olnud see sama mees, keegi teadnud seda. Ja siis nad mõtlesidki, et okei, see, et ta siuke on, see ongi ta edu valem. Ta istus seal oma katiste hipipükste ja purjus olekuga ja tegi sõnamängu neile tund aega. Lihtsalt tegi sõnamängu ja mõstatusi. That's it. Mitte midagi muud. Ja inimesed kirjutasid üles asju. Ja kuulasid ja küsisid küsimusi. Seda oli nii imelik vaadata. Et ju siis see memo ei olnud ka nendeni jõudnud, et liiga palju raha võib inimese elu ära karitada. Aga jah, oli omamoodi vend. Aga tema lood veel ei lõppe. Mina ja Jasper jäime pikemaks Kiievisse, meil oli jällegi 3. brigaadiga asju ajada, aga Jonni, üks Soome vabatahtlik siis, kes oli doktoriga koos rongis tagasi sõitnud, ütles mulle, et doktor mängis rongis Blackjacki. Ja mis te arvate, mis oli tema panuse suurus? Blackjacki siis sa mängid nii 2 minutiga võid mänguda kiiremini. Mis see panuse suurus võiks olla? Käisid ikka siuksed 10 000 kanti need asjad. 10 tonni laksis, tuh. Küsisid, mis su sünnipäev on? 11? Selge, okei. Naksti. Pani selle peale. Ai kurat, siit sünnipäev. Mõtled selle. Sinul. Näed, võitsime. Ja niimoodi me saime ka raha lõpuks sealt kätte. Said küll auto kätte või? Minu meelest saadi mingisugune 7-8 tonni niimoodi kätte. Ragnar oli kõrval. Jälle mingil hetkel tuli 8000 oli peal. Ragnar ütles, kroiss, selle võtame nüüd ära. Kogu aeg laksis tulli. Ta lihtsalt põletas seda nagu meeletult. Isegi ta ei jõua Blackjackiga seda maha mängida. Aga isegi siin ei lõppe doktori lood. Jonni jäi Poolasse 1 päevaks pikemalt, kui teised endasid lennukuga Varssavist edasi. Jonni oli doktoriga samas hotellitoas ja ta rääkis, mis sai selle doktoriga. Doktor oli ööseks läinud litsimajja ja oli enne seda võtnud sulas välja 10 000 eurot Poolas, kus nad slotid, aga ta võttis eurodes välja. Ta ostis kauboimütsi omale, ta oli väga uhke selle mütsi üle ja ta lõpetas kuskil mullivannis, ta ärkas hommikul, et ta jalad olid permanentse markeriga täis soditud, 10 000 euro oli ära rotitud ja kauboimüts oli ka läinud. Siis tuli kurvalt sinna hotelli tuppa Jonni juurde ja ütles, et ta on nii vihane, et ta kauboimüts ära võeti. Ta läks politseisse ja läks Varssavi politseijaoskonda ja küsis, et kas ma tahan oma mütsi tagasi. Rahast ei olnud tal soole ega külmu. Ja pärast seda mina ei ole doktorist rohkem kuulnud. Ei ilmselgelt ei saa kaasneb. See kõik see algus oli ikkagi väga katastroof. Et ma mäletan ise seda olukorda väga selgelt, kui tuleb välja, et ühel mehel on seened, et on vaja rooli minna ja Poola piiri peal ilmselgelt tolliametnik vaatab sellisele vennale otsa ja mulle võiksid seened taskus. Äkki ma jää vahele, lähen salaja läbi, ei ole võimalik doktori poole. Ja see rongisõit oli ka tegelikult pärast katastroof. Ta magas meil kajutis põrandal sellepärast, et kupees põrandada julgeda oma kupeesse enam minna, et eksib ära äkki. Kõik muud asjad, mis seal olid, et ma ei hakka täpsustama. Ma ei saa ka aru, sest tal ei olnud taskuid ja tal polnud kotti. Tal ei olnud taskuid, tal olid hipipüksid ja ta pani kõik asjad püksi endale. See tekitas ka tema mõningatel organile mõned vigastuslikud, ta pani Ragnari laadi endale püksi. Aga kui ma räägin siin Ameerika Kalevipoest, siis järgmine slaid ei taha öelda kui Eesti Kalevipoeg, vaid tõesti nagu Eesti kõva tegija mees Kristo Vaga, kes tegi meile tõesti nagu suurt au, mitte ainult meile konvoile, vaid tegelikult kõigile eestlastele. Sest see vend, kui meie otsustasime selle sama konvoi, et me lähme sõidame Kiievisse 2000 kilti, päris raske tegelikult väsinud, aga Kristo otsustas selle sama rattaga ära sõita. Ta alustas nädal aega varem Bäntamist, ta sõitis 250 kilomeetrit päevas, ta sõitis nädal aega Kiievisse. Siin pildi peal on siis näha 660 kilti tehtud, olek nagu on. Ja ma mäletan, me saime seal Kiievis kokku ja me läksime õhtul veel kluppi Kristoga. Miks ma seda tean, sest oli mul kukki, kui ma sealt ei olnud jalad nii väsinud midagi. Aga tõeline kangelane. Kristo, kus sa istud? Ta läks ära. Kahjuks.
Head tööga istuma. Aga jah, see oli tõesti lahe ja see tekitas mulle nagu tõsise vau-momendi, kui ta seda tegi. Nüüd me liigume edasi, siin on Põhja-Ameerika tuur sees, sellepärast et mingil hetkel läks see droonide rahastamine nii kaugele, et Ameerikas tekkis siuke väike rakuke inimestest, kes on insenerid, IT-mehed, kes midagi asjast tajuvad, mõned kes töötavad Lockheed Martinis, Boeingus, meil oli kindrale isegi seal, kes nii väga tahtsid Ukrainat aidata, aga neil ei olnud kuhugi minna, sa ei saa lihtsalt kirjutada Zelenskile. Mul olid teatud kurrikontaktid, teatud majorid, teatud leitnantid ja see rakuke seal ühendati kurriga ja järsku hakkas käima arendustöö Ameerika pinnal Ukraina droonidele. Sest IT, ma ei tea IT-st mitte midagi, aga nii palju ma tean, et neid koodi sa saad kirjutada ükskõik kus. Hardware'is testivad seal ära ukrainlased. Ja nii nad hakkasid seda tegema ja juba kuu aja pärast oli üks mees nimega Brian loonud üksuse nimega Arturi armee põhimõtteliselt minust küsimata. Ta ei andis mulle teada, et ta tegi seda. Ja ma läksin sellega kaasa, sest sa aitab Ukrainat ja lõpuks seal oli järsku 500 nimeline nimekiri, kes kõik tegid eri osanikud sama asja. Ja mul oligi siis see, et kas ma nüüd tõmban sellele stoppi või ma sõidan Ameerikasse ja vaatan ära, kas need vennad on normaalsed, et kas ma luban oma nime kasutada, see on hullu meelde. Ma otsustasin, et ma ei taha stoppi, et läheme Ameerikasse. Ja kaasa tuli Jasper muidugi. Aga Ameerikas siis enne seda tuuri, kui seda tuuri planeeriti, 2 nädalat pidi see kestma, mina olin kogu aeg viiekuse konvoidega, mul polnud aega seda asja planeerida. Planeerimine anti eraldi üksusele Briani poolt, kus olid absoluutselt maniakid. Üks neist oli New York Timesi ajakirjanik Kerry, kes oli vist robot või midagi, sest ta pani selle tuuri nii täis kui üldse võimalik. Meil oli 7 linna 2 nädalaga, 11 lendu ja igal päeval 3-4 kohtumist. Siin me näeme 1 päeva pooli kohtumisi. Kõik Balti riigi suursaadikud olid, mis lükatud 3-4 tunni sisse, sest Kerry jaoks, kes on Kanadast, oli see üks väike maailma jagu. Teeme 3 tunniga ära, lähme edasi, meil on siin vaja veel Kanada parlamenti ja meil on siin Kanada senaator, eks. Et ta lükkas need niimoodi kokku, et ma olin põhimõtteliselt laip. Ma elasin Red Bulliga, Red Bulli peal sellel ajal lihtsalt. See oli absoluutselt hullumeelne. Aga igal pool, kuhu me läksime, 11 lendu, 7 linna, igal pool meid kontrolliti ja kahtlustati. Ma ei tea, miks. Võib-olla on asi Jasperis. Ei. Või ta seljakotis. Ei. Oasipumärgiga, kus sees on. Sa võiksid tuumapomme ehitada sellest, mis Jasperi seljakotis on. Ma ei tea, miks. Sa kannad neid asju kaasas. Aga tal on need alati kaasas. Vaata, kas mul on ette lugeda. Jaa, me oli kõik lennujaamad, eks ole, kõik riigipiirid. Kanadas parlamendihoone. Me tegime Kristjaniga kaasas, me tegime kihvni veo, kas Jasper võetakse kinni. Mina sain läbi, Kristjan sai läbi ja ma ei tea, kas nad sulle selle süvitsi otsiku tegid seda. Jube kaua läks aega, et senaator, keda ma just mainisin, senaatorit valitakse Kanadas eluks ajaks, üks kõrgemaid võimukandjad, ta ootas meie järgi, et Jasperi seljakotti lahti võtta turvakontrollis. Ja isegi see ei pannud, ei kõigutanud Jasperit, ta ei võtnud asju vähemaks sealt, seda mantlit ära ei andnud ja kas sa laseks üks veel oma riiki? Jah, järgmisena me lendasime Kanadast tagasi Utasse, kus ootas meid senati president, et Utah osariigi kõrgem võimukandja. Turvakontroll on USA Utah senatis. Jälle hakatakse Jasperile süvitsi kontrolli tegema seal. Jälle ootab meid see president, et see oli nagu tohutu pardak. Aga Jasper muidugi läks selle kõige peale päris närvi ka. Iga kord tahad asju ära võtta, ei lastud kuskilt läbi ja nii edasi. Tal oli vaja ennast välja elada ja kui me lõpuks jõudsime Ottavasse, Kanadast, siis oli üks Vene saatkond ja hullumeelsed protestijad, kes olid protestinud selleks ajaks juba 400 päeva järjest. Iga päev, absoluutselt iga päev Vene saatkonnas. Ja kui meil sinna saime, nad teadsid, me tuleme, nad olid ette valmistanud Eesti lippudega protesti, meie jaoks nagu protesti Vene saatkonnas kohe, et nii kui me maandume, paneme kohe hüppake sisse ja lähme karjuma seal saatkonna taga. Ja siis sai Jasper ennast välja elada. See lillepuus. Või? See on Jasper. Ja
see on Vene saatkond. Need on kõik diplomaadid, eks nad teevad oma igapäevast tööd, kui siin on keegi diplomaat, andke andeks, aga noh, oma vigad Venemaad esindavad. Me ei võinud autosid puutuda füüsiliselt, aga me võisime tee pealt eest tulla hästi aeglaselt. Ehk nad pidid ootama ikkagi. We will let them know that they are representing a terrorist state. Slavo greetings. Let's see how that goes. Eesti lipud on ka Arelsel. Representing Russian Federation, the terrorist state bombarding children in Ukraine. So we will not let them pass peacefully. Ideest saab aru, meil oli see väga lõbus ja väga lahe, et nad niimoodi meid vastu võtsid ja neil olid Eesti lipud ja oli, nad tegid siukse peo, neil oli väga hea meel, et nüüd on koos kellegagi protestida. Et kanadalased teavad, mida me teame siin Eestis samamoodi. Nii. Aga mul on 2 asja veel, mul on üks laul veel ja siis on meil mesinädal. Et ma näen, näod hakkavad uniseks muutuma, kas me peame vastu natuke või? Ja. Ma teen ühe laulu enne, siis tuleb, läheb uni kohe pealt ära. Järgmine lugu nõuab huumori meelt, kui seda ei ole, jällegi soovitan telefonis olla või mitte kuulata. Loo nimi on Kui mina ükskord noores eas, kus Annabel läks? Ära oleks ta ei tahtnud kuulata seda. Huvitav, Krista läks ka ära. Kogu abikaasa läks ära, ma võin seda lugu nüüd laulda. Kui mina ükskord noores eas võtsin vana naise. Selle huumori mõelt pole, siis ärge kuulake. Kui mina ükskord noores eas võtsin vana naise. Kui mina ükskord noores eas võtsin vana naise. Siis ta kurrat kiusas mind ühest päevast teise. Siis ta kurrat kiusas mind ühest päevast teise. Läksin surnuaiale, palusin seal surma. Läksin surnuaiale, palusin seal surma. Kuule surma päästa mind, vii mu naine hauda. Kuule surma päästa mind, vii mu naine hauda. Läksin koju tagasi, naine oli surnud. Läksin koju tagasi, naine oli surnud. Surma ingel oli ta, omakaseks viinud. Surma ingel oli ta, omakaseks viinud. Palusin siis kandjaid, kui ta hauda kanneti. Palusin siis kandjaid, võtke teda edasi, võtke teda süüles, andke teda ellassi, võtke teda süüles. Muidu kurrat mine tea, ärkab raisk veel üles, muidu kurrat mine tea, ärkab raisk veel üles. Kui seda kella lüüeti, palusin siis ööjaid, kui seda kella lüüeti, palusin siis ööjaid. Mis te kurrat jamate, ärge helistage, mis te kurrat jamate, ärge helistage. Minu mõrtse kuuleb ka teise ilma kaarde, minu mõrtse kuuleb ka teise ilma kaarde. Läksin koju tagasi, võtsin noore naise. Läksin koju tagasi, võtsin noore naise. Nüüd tema kurat kiusab mind ühest päevast teise. Nüüd tema kurat kiusab mind ühest päevast teise. No nii, nüüd ongi viimane osa, mis on siis kõige helgem osa, need on mesinädalad, mis ma Ukrainas veetsin oma abikaasaga, keda siin ei ole, ja Krista Vagat ka siin ei ole. Aga
ma ei sundinud ausalt ka oma naist Ukrainasse. Nagu päriselt ka. Ma olen selleks ajaks 7 korda juba käinud seal ja mõtlesin, ma pakun lihtsalt välja Ukrainast ka soe ja ilus ja me olime just abiellunud, et äkki veedame mesinädalat, olid kohe nõus. Ma ei pidanud üldse veenmagi, ütlema mitte midagi. Ja niisiis tuligi Anna peal kaasa, vaatas üle kõik kohad, kus me käisime, lasi kõiki relvu, mis Alfa Grupil pakkuda oli, uuris kõiki droone, mida me andsime, vaatas kõiki autosid ja talle väga meeldis see. Aga see on Ukraina, see on sõda, asjad ei läinud ka täpselt nii, nagu võib-olla mesinädalatel peaksid minema. Läksid ja ei läinud, eks. Et meil oli väga ilusad hetke, kui oli ka väga ilmsad hetke, siis me saime raketirünnaku ja see oli Kohmatit lastehaigla rünnak. K101 rakett, seda on video peal näha, see on täpselt see rakett, mis sinna sisse lendas. Ja see rakett maksab $10 miljonit. Vene cruise missile, kuidas on? Hõljuv rakett või lendav rakett, mitte ballistiline ühesõnaga. Otse lastehaiglasse see olnud, see möödalas oli täpselt sihitud, et tappa nii palju lapsi kui võimalik. Okmatit lastehaiglas on lapsed, kellel on vähk, kellel on haigused, millesse surrakse väga kiiresti. Ja neid lapsi taheti rünnata selle raketiga. See oli Vene armee eesmärk. Ja meie Annapäeliga olime sõitmas täpselt siis Butšasse. Olime bussi poole tee peal, kui me nägime selja tagant tossu tulemas Kiievist. Ja kes teab, mis on Butšasse teab, Butša Irpin, eks ole, ühe tripiga tehakse see asi ära seal. Me läksime mõlemad netti ja vaatasime, mis toimub. Pildid juba hakkasid tulema üles, surnud lastest rusudal. Me helistasin Jasperile, kes jooksis kohe sinna epitsentrisse. Ja sa nägid vist pealt ka, kuidas vabatahtlikud moodustasid inimketid, tassisid vett, tassisid kive ära epitsentri pealt. Et kuulasin, kuidas Jasper seda kõike kirjeldab ja see oli ikkagi väga õudne. Et varem Ukrainas olnud 7 missiooni, ma ei olnud näinud piltidel niimoodi surnud lapsi. Aga seal koos Annapäeliga me nägime samal ajal seda. Ja selle teadmisega me sõitsime Butšasse, kus me läksime sinna kirikusse ja seal oli näitus kõigist nendest inimestest, nende nägudest, lähivõtted, kes oli maha lastud Butša hukkamistega. Et see oli üks väga tume päev. Ja see oli meie mesinädalate teine päev. Et see on siis epitsenter, kus siis oli väga palju rususid ja inimesed seda alusel karjusid, need tuli kiirelt kivitsid pealt ära võtta, toodi vett, jagati vett kõigile, et ühiskond kohe mobiliseerib, et üksteist aidata. Seda on nagu konfliktiolukorras väga ilus näha, aga see oli üks kohutav rünnak, üks hullem, et see jääb. Aga elu ei peatu, me olime seal juba, selline on see elu ja selline on ka see elu siin, kui Ukraina ei võida. Aga meie mesinädalad jätkusid, nagu te näete, 35 kraadi, 2 nädalat jänes. Kahjuks muidugi venelas pommitasid päeval ööl ja elektrit ei olnud, nii et öösel polnud jahutust, jube higine oli magada. Aga hästi ilus oli kogu aeg ja nagu näha, Kiievis oli Butša, Kohmatit lastehaigla ja siis järgmisel hetkel olime 1000 kilomeetrit lääne pool Karpaatias, katuse mägis spaas, mullivannis võtmas päikest. Et selline kontrastide maa, selline kontrastide mesinädalaline. Aga mitte kunagi see meelest ei lähe ja kindlasti meid kõik ka lähemale kokku. Jah, mul tegelikult rohkem ei olegi midagi. Natuke nukra tooniga lõppes, nagu võiks natuke midagi lõbus. Väga ilus ju, väga ilus ju. Armastus võitis. Annab tegelikult ma tean, kuhu ta läks taskusõbrannad on tal podcast, ta läks seda kuulama, ta oli ammu planeeritud juba. Aga jah, et tõime lähemale kokku ja kindlasti ei lähe need mesinädalad meelest. On väga hea meel, et ta minuga kaasa tuli. Tema on mu turvaline tagaala ja sealt ma oma energia saangi kõik neid asju teha ja ka seda praegu siin. Aga jah, see oli minu raamatu esitlus. Palun oska ära kõik raamatud, 450 tükki netis ka juurde igaüks. Ja suur tänu teile kõik, et te tulite. Ja ega muud ei ole, võime vestelda või... küsimusi võib-olla. Mis see 69 brigaad, mis brigaad siis on? See on jällegi siuke... Eesti brigaad.
see on niisugune miim või nali, 69 Sniffing Brigade, 69 nuusküpriga, et see on väike koeraka on seal peal, niisugune full nali kõik, aga netis need asjad niimoodi sünnivadki ja see sai nende logoks. Kuidas need ameeriklased reageerisid neile droonide videotele, kus nad annetasid? Neile väga meeldisid, väga su passi nimeline droon tappis sinu keha, enamus nendest annetajatest 6-70-aastased miljonärid, kes kasvasid külma sõja ajal üles, paljud neist teenisid Vietnamis või Koreas, vanemad inimesed 100-aastasega ka. Neil oli väga hea meel, et nende laste või kassi nimelised droonid tapsid Vene sõdureid, et see on teine maailm. Sa oled nüüd selle Ukraina sõja blogimise maailma sees nii kaua olnud, et kuidas sa tunnetad, et kuidas kogu see asi lõpeb? Mina usun Ukraina võitu ja usungi ja noh, ma näen Vene armeed ja kuidas nad käituvad ja talitavad, et Ukraina võit on väga-väga võimalik läänerelvadega. Ilma läänerelvadeta on viik, ma ei usu kindlasti, et Ukraina kaotab, aga see sõltub jah suurriikidest nagu Ameerika, Saksamaa ja Prantsusmaa. Need relvad, mis nendel riikidel on, suudaks selle sõja võita paari päevaga, et see on jah poliitika seal taga pigem. Aga seda ma võin öelda, et Ukraina kindlasti ei kaota seda sõda. Sa oled bloginud vist mingi sõja algusest saadik suhteliselt, eks ole. Et kuidas, kas sa näed ka, et sinu toetajad hakkavad kuidagi väsimast, et sellest on hästi palju sõja algusest saadik räägitud, et tuleb see sõja väsimus ja nii edasi. Et kuidas sellega lood on? Jaa, inimesed on väsinud minu vaatajatest, nagu see pegeldab kohe YouTube'is suht alastamat, kus sa kohe näed ja kuidas see asi käib. See käib üles olla praegu, midagi suuremat tehakse, juhtub rindel mingid kindralid lastakse ära või mingi naftatehas lastakse õhku, jälle vaatajad suurenevad, vaatajatest pegeldus huvi nii-öelda. Aga seda väsimust on tugevalt näha praegu küll. Mis mind ei mõrendas Ameerika väsimus, Ameerika sõda ühiskond on nagu sõjaühiskond, nad on nii harjunud Afganistan, Iraak ja nii edasi kõik. Mind natuke vahel teeb murelikuks eestlaste suhtumine. Eestlane on sõjast väga kauge viimasel ajal, aga me elame Venemaa kõrval, me ei saa seda lubada endale, et Eesti sõdur peaks või Eesti inimene peaks olema nagu väga sina peal selle ideega ja selle võimalusega, aga hästi palju ma näen vahel suhtumist, et millal ma peaks riigist lahkuma või sellist defeatism nii-öelda. Kui siin see lahing kaotada, ongi kaotatud pätsandis, eks ole, riigi ära tegelikult, mis soomlased tegid, nad ei andnud ära, võitsesid vastu ja neil säilid oma riik. Meil on sama võimekus olemas praegugi, et mind on murelikuks see, kui ma näen seda kaotust siin peas mõnel Eesti mehel, mõnel oma jutukaaslasel, kellega ma olen rääkinud, kui tuleb küsimus, millal ma peaks ära minema. Vastus on pigem, et sa peaks küsima, mida ma peaks praegu tegema. See on nagu parem. Mida keskmine eestlane võiks siis teha? Kui sa oled kaitseväes käinud, siis sa oled väga-väga palju juba andnud, sa oled reservväelane, sina oledki nagu sina oled põhijõud, aga see ongi see, ma olen reservarmee. Venelane mobiliseerib vanglatest mehi, kes võtavad mingis mõttes maad juurde vahepeal. Meie mehed on nagu 10 korda paremini treenitud. Reservväelane on väga tugev jõud. Sa ei ole kaitseväes käinud, minu kaitseliik. Väga üks ühe austus. Aga kui ma nüüd olen, kas ma saan kuidagi panust sulle saab veel on? Ma ei tee enam kampaaniaid ja ega ma ausalt, ega eestlased vist nagu ei peaks enam annetama, sest eestlased on maailmas teisel kohal praegu protsentuaalselt kõige rohkem andnud, Taani on esimesel. Me oleme nagu oma väiksuse kohta nii palju teinud ja me elame Venemaa kõrval, nagu me peame seda ressurssi ka endale jätma. Aga jällegi, suur osa meestest ei lähe kaitseväkke, et kui sa oled seal käinud, siis minu arust sa oled nagu minu silmast tõeline patrioot ja õige mees. Ei peaks rohkem tegema, mine õppustele kuulda. Aga ega kui küsimusi pole, siis ega polegi palju muud. Afrikas on Hollywoodis nii. Kultuurikattes pidi kõvem pidu olema täna. Ja, ma juba uurisin välja juba pikka õhtu tead.